Ahoi sõbrad, tervitused paradiisiaiast. No ma olen palju rääkinud sellest loodusega koostööst ja siia ja sinna ja kuidas see siis ikkagi nagu käib. Ma jagan siit kohe aiast teo pealt, kuidas saab tegelikult üks võimalus, kuidas loodusega koostööd teha ja ise selle võrra vähem tööd teha. No paljud on kindlasti kuulnud sellest, kuidas kartulit saab põhu all kasvatada ja ilma mullata. Ma olen seda nüüd 4. aasta katsetanud ja üle-eelmine aasta kasvaski selle koha peal ka kartul. Ladusin nad siia maha samamoodi muru peale, nagu siin paistab praegu. Mul on siin peenarde süsteem, et see on ühe süsteemi üks osa siin, et sihukene jupp siin. Ja kasvatasin üle-eelmisel aastal siin. Ja selle käigus sügiseks sai siin kartuli võtsin ülesse, kartuli pealekauba veel sain siis selle lapi siit puhtaks. No ma käisin veel argiga natukene läbi, niimoodi kergitasin kergelt, mulda tagurpidi ei keeranud, aga kergelt kergitasin, ülipehme ja kobev muld, et täiesti sihuke sõmer. Ja mõned viimased juurikad korjasin ära siit ikkagist ja panin komposti veel natukene ja põhk peale ja järgmisel kevadel siis ehk siis eelmine aasta kasvatasin ma siin kurki ja kurkidel läks täitsa hästi siin, täitsa hästi meeldis neile. Rohimist oli minimaalselt mööda minnes ikka kuskilt midagi nooti võtsin ära. Ja nüüd ma otsustasin, et ma kasvatan siin uuesti kartulit, sest et see peenar jäi nüüd sügisel lihtsalt nagu ta jäi, isegi kurgitaimed on siin vahel alles veel. Ja mõtlesin, et ma panen uuesti siia kartuli, et vaatan, kuidas ta siis selle asja puhtaks teeb. Ja see viis mind ideeni, et tegelikult võikski niimoodi katsetada, et üle aasta kasvatada kartulit peenra puhastamiseks. Ülitõhus. Ja me oleme siia nüüd juba siis puid ka istutanud, siin on põõsaid, siin on kuslapuu ja mõned sõstrad ja teistes peenardes on ka puid. Et kui nagunigi on vaja neid hooldada alguses, siis kartuli abiga võiks väga vabalt üle aasta siin mingisuguseid muid kultuure kasvatada ja kartul on täiesti pealekauba. Ja mitte midagi muud ei olegi vaja teha, kui lihtsalt maha laduda märgitud koha peale. Ladumine on, peaks ütlema, väga mõnus meditatiivne tegevus linnulaulu saatel. Mingi 30 senti põhku peale ja ongi kõik. Siin all hoiab ilusasti niiskust, ei ole mingit põuaprobleemi. Kartul tuleb ilusasti siit kõige esimesena läbi, tekitab peale ilusa rohelise mütsi ja ei lase mitte kellelgi muul kasvada siin. No eks ma tegelikult vaatan nüüd, kuidas nende põõsastele see kartulivärk siin meeldib, et võib-olla peab mõned kartulid ära võtma lähedalt. Aga no võt sihukene võte, igal juhul väga huvitav on loodusega mängida, et ja siukseid trikke avastada ja pääsebki kaevamisest ja kõplamisest. Mõnus. Tšau.